Parima eelroa eripreemia annab üle Rudolf Visnapuu, ilmselt lisab taga kommentaarid. Uhke diplom, väga äge eelroog ja see oli tõesti väga maitsev ja omapärane. Ja selle auhinna saab Maire Tammekand. Parim pearoog. Pearoog Mikkel Manglus. Ja parim dessert. Paljud peamookad on suured majasmookad ja nad valisid parema desserdi Sven Vana. Järgnevalt, aitäh Rudolf Visnapuule, järgnevalt ma palume siia ette Tiiu Varm, kes siis annab üle auhinna parimale veinivalajale kohtunike ja AS Altia arvates parim veinivalaja. Mis siin salata, kogemus tegi oma töö. Rene Õuemets. Järgnevalt kõige kliendisõbralikum teenindaja auhinna annab üle Aaron Rahu. Tore on see, kui on hästi head load ja keegi peab sellega lauda tooma ja hoolitsema sellest, et kliendil oleks hea olla. Ja see eilne teenindussituatsioon ei olnud just kõige lihtsam. Ja väga paljud läksid natukene närvi, mis on täitsa loomulik, aga mõned pidasid eriti tublisti vastu. Ja üks neiu, vabandust Olmeid, jäi eriti silma. Ta tuli siis saali viimasena, pidi kõige pikalt ootama ja suutis lõpuni olla erakordselt sära. Diana, saama. Tartu. Parim inventaritundja auhinna annab üle Siim Koovit. Nii, parima inventaritundja tiitli saab siis inimene, kes lisaks õpikutarkusele on arvatavasti ka juurde õppinud, vaadanud, uurinud. Selleks inimeseks on Kersti Künnapas. Parim maitsevee valmistaja
Auhinna annavad üle Tiiu Parm ja Saku Lätte esindajad. Selgub suisa, et 2 erinevat auhinda. Alustame kohtunike auhinna poolt. Esimene asi, mis väärib ära märkimist selle auhinna juures on see, et siit tulid maksimumpunktid. Kõik kohtunikud andsid 10. Palun siia Evelyn Saaremaalt. Natukene, kus see idee tuli ja mismoodi see teostus on? Tere teile! Eks ma siis natuke räägin, et mul oli külmutatud kadakas ja porgand, kus see mõte tuli, et ise ei ole Saaremaalt, et ise olen Tartust, et siis on alati külm ja siis on kadakat, et mõtlesin natukene ka kooli ja Saaremaalt liikuda ja muud ma nagu ei oskagi öelda, et lootsin, et äkki läheb läbi, sest mulle meeldis. Aplaus! Ja parim maitsevee valmistaja Saku Lätte annab auhinna üle. Tervist! Nooruslik kevad oli väga lahe üritus ja Saku Lättel oli väga hea meel olla ühe konkreetse võistluse põhitooraineks. Ja veel suurem au on välja panna siis meie silmade läbi eriauhinna. Ja selleks sai Rene Õuemets. Vee vahetame välja nüüd õllega. Parim õlleserveerija ja palun siia ette Priit Parts. Parim serveerija. Andeks mulle meelde. Tuleb Tartust, aga õpib Kuressaares. Evelyn. See oli siis kohtunike arvamus, parim õlleserveerija, aga õlleeksperti arvamusena saab ette kanda Anne Mäe. Kahjuks see õlleekspert meil täna sinna ise kohale ei saanud tulla, aga ta on saatnud kirja eile õhtul ja tema arvates on siis see võistleja sellepärast parim, et tekst, mis ta õlle juurde rääkis, oli õige, sorav ja selge. Õlu oli pandud küülerisse ja valamine õnnestus 95%. Ja see võistleja on Käroli Point. Parim sadbrati voltija Kairi Normak, palun ette tulla, auhinda üle andma. Selle mooduli juures ma ütlen ära paar märksõna, mis said siis määravaks, on korrektsus, lihtsus ja suurepärane teostus. Ja parimaks sadbratiku voltijaks sai Kuressaare ametikoolist Evelyn Tüü.
parim abikokk. Marge Leiman annab auhinna üle. Köögis nähtu põhjal ja kohtunikelt tagasi saadud tagasiside lugedes oli üks meeskond, mis paistis silma teistest natuke erineva tööstiiliga. Kõigepealt peakokk koos abikokaga istusid laua juurde, arutasid kõigepealt läbi omavahel toidud, jagasid ülesanded ja seejärel asuti tööle. Ja tänu sellele tegelikult see abikokk teadis, mida teha, kuidas teha ja peakoka toetusel õnnestus tal kõik. Parim abikokk Laura Saks. Ja ennem veel, kui me läheme parimate juurde, on veel üks väike üllatus kokkade poolt. Tõesti, see on väga suur üllatus. Üllatus on ka meile, maitsekohtunikele. Enamus maitsekohtunikud veel ei teagi, kes on võitja. Et kuna oli pime testing ja sellepärast kokad kõik seisavadki selle mõtlevad, kes see nüüd esimeseks tuli. Aga me tahaks välja anda ühe eriauhinna. See eriauhind, me ei tea nime, me teame selle meeskonna ehk selle inimese numbri, niimoodi imelik on öelda küll, aga ta on, mis numbri all ta võistles peakokana. Ja selle eest auhind, et see väga julge lähenemine oli sellele dessertile, väga huvitav ja põnev maitse ja väga julge teostus. See on tütarlaps ja tema number oli 18. Tütarlaps on Valgamaalt ja eriauhind on siis õhtusöök kahele restoranis Mannerheim koos peakokaga.